Tere kõigile muusikateooria huvilistele. Täna vaatame, kuidas me saame C-nooti harmoniseerida erinevate mollseitsmete ja maiseitsmetega läbisegi. Me oleme eelnevalt ära õppinud, et me saime mollseitsmetega harmoniseerida kõigist toorialaadis tekkivate, toorialaadi astmetelt tekkivate mollseitsmetega ja maiseitsmetega oli selline lugu, et pooltooni kõrgemalt tuurist saime maiseitsmed. Ja nüüd väike etüüd, C-noodi harmoniseerimise etüüd on, kus me paneme need kõik läbisegi ja teeme ühe laskuva akordi järgnevuse. C-nootis harmoniseerime, alustame B-bemoll maiseitsmest. Ja siis tuleme kõigist kromaatilistelt nootidelt alla erinevate mai ja moll akordidega, mis siis võimalikud on. C-nooti B-bemoll maiseitsmega saime harmoniseerida ja ka mollseitsmega B-bemoll mollseitse. Järgmine noot laskudes on A. Nüüd A maiseitsmega me ei saa, küll aga saame A bemoll maiseitsmega. Nüüd G mollseitsmega saame, aga G maiseitsmega ei saa, sest me teame, et see 11 on ainult mollseitsme kontekstis võimalik. Pooltooni allapoole tuleme, saame Fis maiseitsmega, kui me kvinti madaldame. Ja me teame, et kvindiga võime igast asju teha. Ära isegi võime jätta. Ja F maiseitse. F-i puhul me saame ka mollseitsmega. Ja nüüd ainuke noot, kust me tegelikult üldse ei saa ei moll ega maiseitsmega nee. Aga kuna me etüüdis tahame kõikidelt astmetelt, siis me võtame siia vahele lihtsalt ühe akordi, näiteks C maiseitse lisatud sekundiga ja E-bassiga. Edasi E-bemoll, siin ta 13 maiseitsmed ja ka mollseitsmed. Natuke dissoneerivam akord lihtsalt. Edasi allapoole minnes D mollseitse, D maiseitsmega me ei saa C-nooti, küll aga Des maiseitsmega saame. Võime ka kvinti madaldada ja C-s oleme tagasi. Ja kui me nüüd tuleme, siis alla laskume uuesti järjest neid akorde kasutades, saame sellise tulemuse. Selline tüüdike. Head harjutamist!